Jaa, tervist ka minu poolt. Need eelmised paar ettekannet olid siin küllaltki niisuguse nagu nukra alatooniga ja nagu niisuguse küllaltki nukra pildi lõid meie maailmast. Ja ma pean tunnistama, et ega minu algus ei ole ka nagu palju parem. Et siin kaardi peal on näha tükk siis Põhja-Ameerikat ja see Vaikse ookeani osa seal Kanada ja USA vahel, et seal on väga palju lõhelisi, väga niisugune lõherikas piirkond. Ja need lõhed teatavasti lähevad siis Kudemaa jõgedesse ja nad lähevad siis sinna, mis on, pildi pealt on näha, kus need kaks noolt nagu saavad kokku. Ja üks kord aastas nad sinna Kudemaa lähevad. Ja on leitud, et mingitel aastatel tohutult palju neid lõhesid mingil müstilisel põhjusel sureb. Just neid Kudemaa minevaid lõhesid ja on väga suures ulatuses. Ja siis õnnestus tuvastada, et see all nurgas nähtav ühend on selle surma põhjustaja. Ja kust see ühend siis nagu tuleb? Hakati siis uurima, leiti, et nendele lõhelistele siis poolletaalne doos on kusagil 1 mikrogramm liitri kohta siis selles jõe vees, kuhu nad tulevad. Ja kus see ühend siis nagu pärit on, siis mindi siis nagu edasi, leiti, et jõgedes on siis kontsentratsioon seal kuni kuskil 3 mikrogrammi liitri kohta. Kraavides, seal on väga tihe autoliiklus. Kraavides, mis on siis maanteede ääres, on seal kuni 19 mikrogrammi liitris. Ja tegelikult on nagu teada, et see ühend, või õigemini see ühend, siis, mis on seal üleval 6 ppd, on selline ühend, mida väga palju kasutatakse autokummides. Ja tema funktsioon on siis kaitsta nagu autokumme vananemise eest. Eelkõige siis selle eest, et maalähedane osoon neid autokumme ei vananda. Ja nagu näha, siis on tegelikult pannakse nendesse kummidesse ikkagi küllaltki mehiselt, et ühe sõiduauto 4 rehvi kohta kuni 700 grammi, veoauto kohta võib olla seal 18 kilo, nii et teda ikkagi ei ole nagu näpuotsaga. Ja see ühend iseenesest ei ole toksiline, aga siis toksiline on siis see, mis tekib siis osooniga reaktsioonis. Ja ta ilmselt siis, mis siis juhtub, on see, et kummid kuluvad, pealmine kiht lendab ära ja seal on hästi palju, hästi tihe liiklus, siis lihtsalt pestakse see ühend nendesse jõgedesse. Ja lisaks sellele muidugi me teame, et autokummide kulumine on üks suurim nagu mikroplasti allikas ja umbes 1 kilo inimese kohta aastas, see on siis kogu maailm või kogu planeedi inimkonna peale ära jagada, on siis see kogus, mis tekib, lendab õhku kummide kulumisest. Ja see näide tegelikult illustreerib nagu väga paljusid probleeme, mis on siis nagu selles valdkonnas, kus nagu mina nagu tegelen, mis on siis toksilised lisandid või üleüldse toksilised ained, mille kohta meil ei ole nagu piisavalt infot, siis muidugi see mikroplasti küsimus ja iseloomustab ka hästi taaskasutamatust. Et kindlasti ju see osa, mis nagu ära lendab, mis on tegelikult päris ligi 20% kaalu järgi kummidest, sellega ei ole nagu midagi teha, kus sa ikka teda kokku kogud. Ja ega selle ülejäänud kummiga on ka väga raske nagu midagi muud teha, kui võib-olla gaasistada, nagu siin juttu oli. Ja ilmselgelt nagu see keskkonnamõju hindamine ei ole olnud nagu päris adekvaatne, kui sellised olukorrad nagu tekivad. Aga mis on selle olukorrale veel nagu kaasa aidanud, on muidugi see mastaap, et see inimese, nagu on juttu olnudki, et inimese koormus sellele keskkonnale on läinud nii suureks, et asjad kontsentreeruvad. Ja see on ka nagu üks põhjus muidugi. Teine häda on selle ühekordsete pakenditega, millest on ka väga palju juttu olnud. Ja kui vaadata näiteks neid tavalisi kohvitopse, mis on siis sellel parempoolsel pildil, siis põhimõtteliselt koosneb ta 2 osast, et kui see pealmine nii-öelda ümbrispaber ära jätta, mida mõnikord ei ole, siis on papp ja papi sees on siis polüetüleenkile. Siin on nagu pildi peal on näha, kus on siis see papp on ära nühitud, on jäänud see kile ja siis on tops on pool täis siis kohvi. Ja üks keskmiselt kaalub 12 grammi, kilet on 0,7 grammi ja neid toodetakse aastas umbes 300 miljardit, mis, kui ma nagu õigesti arvutasin, vastab umbes 20 miljonile tihumeetrile
puidule, mis on umbes 2-kordne Eesti raiemaht või siis umbes 8-9 sellist tehast, mida see VKG nüüd, tselluloositehast, mida see VKG nüüd tahab ehitada. Ja no mis nendega häda on veel see, et nendega on lisaks sellele äärmiselt raske ümber töödelda. Just sellepärast, et seda polüetüleen kilet sealt seest on väga raske eemaldada. Ja no üldiselt makulatuuri nad ei lähe ja ega nendega väga nagu head, põhimõtteliselt on olemas tehnoloogiad, et seda kilet sealt eemaldada, aga see on lihtsalt kaugelt liiga kulukas ja keeruline. Ja no üks eesmärk, mis nagu meie võtsime, on siis äkki me ei saa võib-olla sundida inimesi vähem topse kasutama, aga no mida me saame teha, on asendada selle kile siis mingi sellise kattega, et see tops muutuks makulatuuris ümbertöödeldavaks koos tavalise vana paberiga. Üksiti siis kasutada biotooret ja noh muidugi hinnata, et siis see keskkonna mõju kõik kokku oleks ikkagi, et me liiguks nagu positiivses suunas. Ja no teiseks siis, see on nagu üks näide, et me tahtsime, et siis see pinnakate või sobiks ka paljudesse teistesse toodetesse, et see piirduks ainult nende kohvitopsidega, mis on lihtsalt selline hea näide. Ja kui sellega nagu tegelema hakata, siis ja midagi kasutada, nii-öelda asendada siis see fossiilne toorme biotoormega, siis me leiame, et mis on need kõige suuremad nagu väljakutsed. Ja biotoore erineb väga olulisel määral siis fossiilsest toormest. Ehk siis me ei saa nagu kasutada neid samu tehnoloogiaid üldiselt, mis on juba praegu kasutusel. Ja see erinevus, nagu siin on näha, on peamiselt selles, et kui nafta koosneb siis peamiselt süsinikust ja vesinikust ja väga vähe on seal hapnikku, siis biomass teatavasti sisaldab väga suures kogus hapnikku, et suurusjärk 40 massiprotsenti. Ja no lisaks on ta nagu väga heterogeenne, hüdrofiilne muidugi, ja nii edasi, et me ei saa nagu kasutada samasugust keemiat kui nende fossiilse toorme korral. Ja noh, meil on ju teada, et seda biomassist tehtud plastikut teatud sorti on ju olemas küll. Aga no mis teebki asja keeruliseks on see, et lihtsam on toota selliseid plastikuid, mis on, või ütleme siis teistpidi, et raske on toota nagu selliseid, mis oleksid jäigad, taluksid kõrget temperatuuri, oleksid hästi töödeldavad just praegustes olemasolevates siis tootmisliinides, et neid ei peaks nagu ümber ehitama ja mis oleks ka ümber töödeldavad. Et nagu kui võtta näiteks PLA piimape, mis on võib-olla kõige levinum baseeruv plastik, siis temaga on just see häda näiteks, et ta ei sobi eriti rakendustesse, mis üle 50 kraadi näiteks, ja peaaegu võimatu on teda ümber töödelda, teda on võimalik komposteerida, aga seda saab ka teha ainult tööstuslikes kompostrites. Ehk siis puudu on materjalid kõrgtehnoloogilisteks rakendusteks, mis meie nagu kutsume. Ja üks näide on siin toodud, kus me siis seda kilet nagu, või seda pinnakatet siis arendasime, et kasutades siis siin keskel näidatud ühendit isosorbiid, mis tegelikult tuleb, mida toodetakse suures skaalas, sorbitoolist, mis omakorda siis tuleb C6 suhkrutest. Ja no ma arvan, siin detailidesse võib-olla ei hakkagi minema, aga siis me selle isosorbiidi baasil töötasime välja polümeerid, mis on näidatud siin all. Toorpolümeer on selline valge pulber, et siis sellel ühendil on 2 OH-gruppi ühe külge, siis me paneme polümeriseeruva grupi ja siis see teine, mis all on siis siniselt, seda osa me saame varieerida niimoodi, et sellega siis varieeruvad ka selle materjali omadused, et me saame kasutada teda siis erinevates rakendustes, mitte siis ainult nendes pinnakatetes kohvitopsides. Ja see materjal on termiliselt stabiilne vähemalt 250 kraadi ja jäikus, et ta kannatab siis jooke vähemalt seal kusagil 150 kraadi. Ja siin on siis mõned näited, mis on nagu tehtud, kas meil või meie mõne partneri poolt. Kõigepealt tehakse sellest materjalist vesilaus, mis on seal topsi sees näha. Vasakus on selline umbes nagu 50% vesilaus, nagu keefir umbes on ta nagu konsistentsilt. Ja siis siin keskel on näidatud, kuidas ta paberile kantakse siis tööstuses, et see must seal keskel paberirull jookseb 2 rulli vahel ja siis põhimõtteliselt nagu sellise rullpintsliga tõmmatakse kiht peale ja siis jookseb see paberirull või paber jookseb siis läbi kuivatuskambri, kus see vesi ära aurub niimoodi, et jääb
lihtsalt selline nagu libe kiht umbes jääb peale. Ja lisaks kohvitopsidele muidugi ta võiks nagu sobida ka sellisteks kõrgema temperatuuriga rakendusteks, mis on seal üles loetatud, nagu mikrolaineahju pakendid, võib olla ka küpsetusalused ahjus, aga seda ma ei oska öelda, seal on üle 200 kraadi, nagu peab ta umbes pool tundi nagu vastu pidama, kui seal mingisugust praadi teha. Aga mida me teame, on see, et ta lisaks sellele sobib võrdlemisi hästi akrüülvärvidesse näiteks, sest see tehnoloogia või materjal on suhteliselt sarnane. Sobib liivapaberisse, see on siis see kiht, mis hoiab seda liiva näiteks kinni, liiva ja paberi vaheline kiht. Ja kas see siis nagu päästab midagi, see välja töötatud asi? Et me teame, et teda saab ümber töötada koos vana paberiga suure tõenäosusega. Ja muidugi me pöörame palju tähelepanu toksiliste uuringutele ja siin all on paar pilti, mis me suvel siis panime teesõeltesse, ma ei tea, kui hästi siin on näha, siin vasakpoolsel pildil, seal on teesõelad, kus on materjali täis ja siis me ujutasime teda 2 kuud siis Emajões. Ja siis me nüüd siis hakkame nagu analüüsima, et mis seal siis nagu toimus või mis asjad sinna peale hakkasid kasvama ja nii edasi. Ja spekulatsioon on, et praegu nagu tundub, et see meie pinnakate, et see mikroplasti ei tekita. Isegi kui ta jääks pikaks ajaks nagu loodusesse. Ja teine on siis see tahkeplasti ringmajandus, et kas see nagu on üldse võimalik, et siin on nagu kõige edukam näide, mis see praegu on PET-pudelid, tavaliselt Coca-Cola pudelid, Euroopa andmed ja 58% nagu näha läheb nagu mingisugusesse ringlusesse, aga neist uusi pudeleid tegelikult tehakse ainult 17%. Need järgmised numbrid seal tekstiil ja mis on 21% läheb, 23% läheb madalama kvaliteediga kilesse. Ja miks teda siis ikkagi nii vähe nagu uuesti pudelisse läheb, põhjus on selles, et alati jääb sinna midagi sisse, sest materjali omandused langevad, tekib mingi värv, mida inimestele ei meeldi, aga mehaanilised omandused lähevad halvemaks, nagu näiteks mehaaniline tugevus. Nii et põhimõtteliselt on see nagu üks tsükkel ainult, ja teist tsüklit ei tule tegelikult, et see tekstiil ja seda paberit või seda kilet keegi enam ümber ei töötle. Nii et see on väga, on justkui ringmajandus, aga kõige edukama näite näel, aga tegelikult nagu õieti ei ole ka. Ja mis siis nagu teha, et üks võimalus, mida meie nagu püüame teha, on keemiline ümbertöötlemise võimalus. Et kui selle sama PET-i, mis on siis joonistatud selle näitel, seda nagu illustreerida, siis see PET koosneb nagu 2 molekulist või kokku pandud või 2 nagu ühikust. Üks on siis sinine, teine on roheline. Ja mis siis teha on näiteks see PET lammutada nendeks 2 lähteühendiks, siis on neid võimalik suhteliselt lihtsalt puhastada ja siis uuesti polümeriseerida, siis me saame nagu algmaterjaliga võrdse materjali. Ja see on siis see lähenemine, mida me püüame teha. Aga näiteks sama PET, ega ta väga hästi selleks ei sobi, sest sama seal on küll esterside, mis siis on võimalik nagu lammutada, aga ta tegelikult laguneb väga halvasti. Et parem oleks, kui see mingisugune ühik, mis laguneks, oleks võimalik sinna sisse disainida juba materjali loomise käigus. Aga siin on veel üks näide, et kui näiteks on selline asi nagu jooksuelanõud, siis on siin nagu vähemalt 4 erinevat polümeeri, mis on ka üldse külge kinni liimitud, nii et suhteliselt võimatu on nagu ei idane ega mädane. Ja siin on üks näide siis, kus me oleme allkasti sees, oleme sidrunappest teinud sellise ka monomeeri ehk siis ühiku, mida polümeriseerida ja sinna me oleme ehitanud sisse või lisanud sellised fragmendid, ketaalifragmendid, mis on seal näidatud 2 hapnikku. Ja on teada, et ketaalifragmendid on teatud tingimustes, hapelistes tingimustes võimalik siis nagu lagundada ja me saame nagu tagasi uue materjali. Et konkreetselt see tuleb nagu sidrunhappest, kasutades sidrunhapet, glütseriini ja on seal paar keemilist etappi. Ja me oleme sellest teinud siis näiteks polükarbonaate, mis on seal näha kiletükk ja läbipaistev, mis on polükarbonaat on hästi tugev materjal
näiteks kaitseprillid, ma ei tea, klaasid, lennukiklaasid näiteks ja autotööstuses kasutatakse. Teine variant, polüuretaanid. Ja siis ma äkki mul vaatan, et on 8 sekundit, ma hüppan viimase slaidi peale. Ja et kus me siis nagu oleme, et selle biotoormest, nii-öelda fossiilsest toormest, biotoorme, kus me oleme, oskame nagu teha? No ilmselt osaliselt. Et tuleb arvestada nagu ajafaktorit ja kindlasti seda, mis enne toodi välja, et selline suur vastusseis või selline suur nagu inerts. Ja ajafaktor, ma mõtlen just nagu seda, et selle temaatikaga ju tegelikult on päris vähe nagu tegeldud nii-öelda aktiivselt. Taaskasutuse parandamine, jällegi ma ütleks, et nagu osaliselt, et, või isegi vähem kui osaliselt. Ja no kindlasti, mida tuleks nagu teha, on hinnata nagu enne uut toodet või uut materjali ikkagi väga tõsiselt seda elutsüklit. Ja no viimasena tahaks öelda, et ei tasu nagu loota ainult, et tulevad mingid uued imetehnoloogiad, mis kõik probleemid lahendavad. Et ma arvan, mõned sellised lihtsad elukorralduslikud muutused oleksid võib-olla sellised, mis koos selle uue tehnoloogiaga nagu annaksid oluliselt suurema efekti, kas või kui mõelda nende kohvitopside peale. Aitäh! Aitüma! Kas kellelgi on küsimusi? Kellelgi ei ole. Ma tulen sulle selle sama kohvitopsi näite juurde näiteks tagasi ja nende polümerisatsiooni juurde, et sul on küll väga lahe nagu see molekul, aga pärast polümerisatsiooni sa teed ikkagi ju mingisuguste süsinik sidemete peale. Ja. Et kas seal ei ole mõnda siukest, ma ei tea, paremini bioühilduvat lahendust või? No süsinikuahel on konkreetselt selles näites on ikkagi süsinikuahel, aga no mis ta on nagu teistmoodi, et kui ta jääb nagu loodusesse ja see konkreetne ühend, kui ta hakkab nagu lagunema, siis kukub tal tegelikult see isosorbiiditükk kukub küljest ära. Ja mis jääb järele on polümetakrüülhape, mis on selline ühend, mida on umbes 10% pesupulbrites. Ja see on nagu vees lahustuv ühend. Ja me ei ole nüüd küll nagu, ma ei ole selle ühendi nagu mingi spetsialist, aga mina olen aru saanud, et kui ta nagu vees lahustub, siis üldiselt selle ühendi lõpuks söövad need bakterid sisse ja tarvitavad ära. Aga selle mikroplastiga on just nagu see asi, et kuna ta ei lahusta kusagil, siis ei saa nagu organismid talle ligi ja selle tõttu ta ei kao nagu kuskile. Aga see on õige. See on lihtsalt kõrvaltvaataja küsimus vahepeal. Aga suur tänu sulle! Aitäh!